Tervitan kõiki Jeesuse Kristuse nimel, kes täna on siia tulnud, kes meid vaatavad ja mul on rõõm jälle olla teie ees. Ja rõõm on küll täna alustada seda teise tooniga, kes tuli täna meie majja, siia kiriku majja märkas, et meie ilusal Eesti lipul on must lint juures ja ka Toompeal on meie lipp pooles vardas, et on leinapäev. ...81 aastat tagasi pommitati Tallinna linna. Kesklinn oli varemetes. Teatud andmete põhjal 500 inimest hukkus ja 20 000 jäi ilma peavarjuta, ilma koduta. See oli 9. märtsil 1944. aastal. Mina ootasin siia ilmale tulekut. Ma olin ema ihus veel ja maikuus sündisin, nii et kuskil kiriku keldris me olime olnud pommivarjendis. Nii palju ma tean, mida ema rääkis. Ja see oli üks tohutu tragöödia Eesti rahvale. Täna kell 8 raadio ütles, et on selline leinapäev. Kella 9 uudised ma kuulasin ka, siis räägiti, kuidas pommitatakse Ukraina linnu. Tallinnast enam midagi räägitud ega Eestist. See, mis toimub Ukrainas, võib öelda, me oleme läbi elanud selle. Isiklikult minagi olen läbi elanud selle, kuigi mitte veel seda ilmavalgust nähes, aga maikuus oli see sündimise päev ja siis loomulikult oli väga kurb olukord Eestimaal. Me ei saa seda unustada. Aga ma tahan natuke tagasi vaadata ja kui ma mõtlesin selle peale täna, mina täna ei jutlusta, meil on külaline, kes jutlustab, aga lihtsalt edasi anda mõningad mõtted. Ja ma loen teile Karl Reitsi viimase kirja, mis leiti tema taskust, kui ta oli juba maha lastud. Ka Vene sõdurite poolt, võib nii öelda. Ja see on Karl Reitsi viimane kiri. See on raamatus Prohvet Karl Reits ja Eesti saatus. Nii et kes ei ole lugenud seda, kes vaatab, kuuleb. Viimasel ajal on neid vaatajaid meil päris palju olnud. Siin ma soovitan kõigil, kes ei ole, ostke Logosesse raamat ja lugege, mida Jumal rääkis prohveti kaudu. Me ei tea, mis meil ees seisab. Me ei tea. Aga kuulame selle kirja. See sõbrale saatmata kiri leiti Reitsi taskust peale tema surma. Ma tahan sulle teada anda, mis Jehova Jumal mulle on teada andnud Eesti riigi kohta. See ilus vabariik, mida Jumal on Eesti rahvale andnud, võetakse nende käest ära, sellepärast, et juhid ja rahvas on unustanud oma Jumala. Ja see antakse ära, riigi juht annab riigi vabatahtlikult ära, sest mis tarkus on ühel juhil, kellel pole Jumalat. Suur ehmatus tuleb juhtide peale, nad vangistatakse ja viiakse ära ja rahvas satub ikke alla, kus ta saab tunda nälga, janu ja kannatusi. Tuli
tuleb linnutiivul äkitselt alla tema linnade peale ja ühelgi ei ole olemist. Ja paljude maade linnad hävitatakse ära ja mitmed rahvad satuvad viletsusse. Eesti rahvas paisatakse laiali seni, kui ta saab ära kaotatud. Ja ma kuulsin palju häält hüüdvat paremalt poolt taevast, paluge Jehova Jumalat, kes on loonud taeva ja maa ja veeallikad. Sellega see ilmutus lõppes, Karl Reits. Ma ütlen aamen selle peale. Riigijuht annab vabatahtlikult ära, kõik see on toimunud. See oli Pätsi valitsus, esimene president, kes meil oli, vabatahtlikult anti ära. Ja tuli tuleb taevast alla äkitselt. Tuli tuleb linnutiivul äkitselt alla tema linnade peale ja ühelgi pole olemist. Ka Narva sai pommitatud ja kõik, mitte Tallinna ainult. Ja neid Tallinna pilte mulle vend näitas just praegult oma telefoni pealt neid Tallinna pilte, mis peale pommitamist oli. Nii et vaadake seda pilti ja võrdelge praegult Ukrainaga, ega siin vahet midagi ei ole. Nii et Eesti elas selle asja läbi. Siin on üks lause, mis annab lootust. Ma kuulsin valju häält hüüdvat paremalt poolt taevast, paluge Jehova Jumalat, kes on loonud taeva ja maa ja veeallikat. Sellega see ilmutus lõppes. See on üks lootuse kiir veel. Veel need pommid ei ole tulnud. Aga me teame, et see kõik võib olla väga ligidal. Mina mõtlen oma ea peale, siis ma mõtlen, ma sündisin siis, kui oli see asi, et kas ma nüüd oma elu lõpu aastatel siin või aegadel või kuudel, ma ei tea. See on Jumala käes, et uuesti näen, et ka elu lõpp on niisugune pommitamine. Kõik võib olla, aeg on tõsine ja sellepärast on meil ainult üks asi, paluda oma Jumalat. Ja tema saab seda asja muuta, ära hoida. Ma tänan Jumalat, meil on olnud palvekoosolekuid. Ja üks osa Eesti rahvast kindlasti on tõsiselt pöördunud Jumala poole. Ja ma ütleks, et piisab teinekord ka vähesest hulgast. Ei pea olema tuhandeid koos alati, kes palvetavad. Jumal on kuulnud prohveti palveid üksinda, kui ta palvetas. Ja sündisid suured, võimsad asjad. Tuhanded ja isegi 100 000 inimesed sai võidetud. Ma mõtlen piiblist lugedes Vanat testamenti, kui need Süüria sõjaväed said löödud ja kõik seal ka ainult üks prohvet või üks Jumala mees. Jumal kuuleb palveid. Nii et see leinalint meie lipul täna meenutagu paljugi inimesed, kes mööda käivad, nii mõnigi mõtleb. Nooremad ei teagi seda, paljud on unustanud ka vanade hulgast, et mis sellel päeval tegelikult oli. See oli tragöödia, Eesti rahva tragöödia, võib öelda. Ja ma loen edasi Jumala sõna lauludest 115, psalm 115. Mitte mulle, issand, mitte mulle, vaid oma nimele anna au, oma helduse pärast, oma tõe pärast. Mis pärast peaksid paganad ütlema, kus on nüüd nende Jumal,
aga meie Jumal on taevas ja ta teeb kõik, mis temale meeldib. Nende ebajumalad on hõbe ja kuld, inimeste kätetöö. Suu neil on, aga nad ei räägi. Silmad on neil, aga nad ei näe. Kõrvad on neil, aga nad ei kuule. Nina on neil, aga nad ei tunne lõhna. Käed on neil, aga nad ei katsu. Jalad on neil, aga nad ei kõnni. Nad ei kõnele oma kurguga. Nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad. Iisrael, looda Jehova peale. Tema on nende abi ja nende kilp. Teie Aaroni sugu, lootke Jehova peale. Tema on nende abi ja nende kilp. Teie, kes Jehovat kardate, lootke Jehova peale. Tema on nende abi ja nende kilp. Jehova mõtleb meile, tema õnnistab, ta õnnistab Iisraeli sugu, ta õnnistab Aaroni sugu, ta õnnistab neid, kes kardavad Jehovat, nii pisukesi kui suuri. Jehova lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele. Teie olete Jehova õnnistatud, kes on teinud taeva ja maa. Taevas on Jehova taevas ja maa on ta andnud inimlastele. Ei surnud kiida Jehovat ega need, kes lähevad alla surmavaikusesse. Aga me täname Jehovat nüüd ja igavesti, halleluuja. Ma usun, see psalm on siin pealkirjustatud Jumalad ja ebajumalad, et see on väga ilmekalt meile praegult rääkinud, siin on juba terve jutlus sees. Ja siin on antud ka meile võimalus kiita Jumalat, loota tema peale, tema abi peale. Tema on nende abi, nende kilp, nagu me lugesime. Teie, kes Jehovat kardate, lootke Jehova peale. Kui me lugesime seda Karl Reitsi kirja, seal oli üks ilus lause, mis ma ütlen ilus, aga tõelause. Sest mis tarkus saab olla ühel juhil, kellel pole Jumalat. Seda ta ütles meie juhtide kohta. Me teame, et need juhid kõik lõpetasid väga kurvalt oma elud. Väga kurvalt. Vangilaagris, hullumajas ja nii edasi. Jumal andis võimaluse, aga ei võetud vastu seda. 11 aastat oli seda armuaega antud, 11 aastat. Väga pikk aeg, ma ütleks. Mis tarkus saab olla inimesel, kellel ei ole Jumalat? Väga tõsine ütlemine. Mõni ütleb, sa solvad ju või kedagi. Ei, ma ütlen seda, mida Jumal ütleb, mida piiblis on kirja pandud. Ma austan seda Jumala sõna, ma usun sellesse. Ma teenin seda Jumalat. Ma olen tundnud tema kätt nii enda peal kui näinud, mida ta on inimestega teinud, mis on toimunud. Ja ma olen tänulik Jumalale selle armu eest, et ta on minusuguse sellest pimedusest välja toonud, asetanud jalad kaljule, nagu 40. psalm ütleb. See on Jeesus Kristus. Ja võib öelda, Jumala kartus on tarkuse algus. Jällegi sõna ütleb seda.
mis tarkus saab olla, kui ei ole Jumalat? Mis tarkus saab olla? Eriti me näeme seda praegult oma ümbruses. Ja ei olegi midagi imestada, kallis kogudus, kallid, kes te vaatate. Ärge otsige sealt tarkust, kus see puudub. Tarkus hakkab Jeesusest Kristusest, Jumalast, loojast. Ja andku Jumal, et me parandaksime meelt. Ma ütleks, meil kõigil on oma puudusi, nõrkusi. Mitte ainult, ma ei mõtle maailma praegult, meie kõrval päästmatuid inimesi, vaid ka kogudustest, me teame, on suured kriisiajad. Me vajame meeleparandust, vajame selgelt pöördumist elava issanda poole, parandada meelt, paluda, et Jumala vaim näitaks, mis ei ole õige, mis on valesti tehtud, kus ohud valitsevad meid ja palvetada oma maa pärast, et ei korduks see, mis oli 81 aastat tagasi. Jah, isegi kui kordub, hoidku Jumal selle eest, aga kõige tähtsam on see, et kui on sõda, kui on sellised pommitamised, asjad, see on teadagi, et inimesed hukkuvad, saavad surma. See on väga hirmus, aga veel hirmsam on üks asi. Kuhu nende inimeste hinged lähevad? Kui me lugesime nendest 500 ja ega see arv ei ole ka päris kindel. Siin võib olla rohkem, võib olla vähem. Nad hukkusid. Ja äkitselt see kõik tuli, äkitselt. Kuhu hinged läksid? Ja. Palju Jumala juurde läks, palju põrgusse läks. Kartke teda, kes teid võib hukutada põrgus, Jumala sõna. Me palvetame ja palume tõesti sellel päeval täna palju aastakümneid tagasi. See oli meeletu leinapäev, kus Tallinn oli varemetes ja palju matuseid, palju leinamisi. Et Jumal annaks armu meie maale, meie rahvale veel. See on minu palve täna. Et kes siin on, tõuseme, kes saab. Ja ka meie vaatajad langetame oma pea Jumala ees. Meie isa, kes sa oled taevas, sa oled seesama, kes oli 81 aastat tagasi siin Eestimaal ja mitte ainult Eestimaal, vaid terves universumis. Sina ei ole muutunud. Sinu seadused ja sinu parimad nõuanded inimestele ei ole muutunud. Sa oled andnud selge nõuande. Otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust. Tema õigust. Mitte oma õigust, mitte maailma õigust. Mitte selle pimeduse vägede õigust, nagu me lugesime siin. Kõrvad neil on, aga nad ei kuule. Silmad neil on, aga nad ei näe. Jalad neil on, aga nad ei kõnni. Jumal, see on selgelt sinu poolt antud selline vihje, et osa inimesi
ei näe, ei kuule, ei kõnni. Kuigi nad näevad, nad kuulevad, nad kõnnivad. Aga see kõik on ilma sinuta, issand. See on oma tarkus, oma tegemine, oma mõistus, oma õigus, oma vägevus, oma raha, oma sidemed ja nii edasi, nii edasi. See on jumalatu maailm. Jumalatu maailmal ei ole tulevikku. Issand, me palume Eestimaa pärast. Sa kuuled ka meid. See ruum, mis on rahvast täis siin, Jumal, ja sellel päeval. Me palume sinu armu, issand, et sa halastaksid Eestimaale, Eesti rahvale, nagu prohvet on kirjutanud, et veel on lootus, veel on antud palvevõimalus. Jumal, ma tänan, et sa kuuled palveid. Ole armuline meie maale, meie rahvale. Pane, Jumal, ka need inimesed, kes on seatud praegu juhtivatele kohtadele, tõsiselt mõtlema ja juhi ka ajalukku, mis on kunagi juhtunud. Me teame seda, et hingevaenlane teeb kõik selleks, et need asjad võivad korduda ja hullemal kujul veel. Aga issand, sina oled see, kes saab nurjata kuradi töö täielikult. Me oleme seda näinud, tundnud, Jumal. Kui sina sekkud, siis vaenlane on jõuetu. Issand, me palume seda Jeesuse Kristuse nimel, et Eestimaa saaks sinu poolt kaitstud. Ei Ameerikad, ei presidendid seal ega Venemaa presidendid, ega nad on kõik ainult üks tühine tuuleõhk Jumala käes, mitte midagi. Jumal, sina oled see, kes teeb. Sellepärast me pöördume sinu poole ja palume, Jumal, ole armuline, halasta meie maale, halasta meie rahvale. Ja Jumal, ma tänan, et sa kuuled palveid. Ma tänan, issand, et sa annad armu, et sa tõstad üles oma koguduse, kui mitte muu, siis ühe püha jäägi. Ja see jääk teenib sind tões ja vaimus. Tões ja vaimus, kes tuleb sinu ette. Jumal, ma tänan seda. Ma tänan selle päeva eest. Ma õnnistan seda teenistust, jätkuvat osa, meie head külalist Palivere kogudusest, Jumal, õnnista seda sõna, mida tema jagab. Õnnista ülistust, mis tuleb. Ja Jumal, me tahame sind tänada. Sinul on kõik võimalik, nagu sõna ütleb. Kõik võimalik. Ja sa ilmutad oma au ja oma väge. Sa kuuled palveid, Jumal, ma tänan sind ja ma usun seda. Au ja kiitus sinu pühale nimele nüüd ja igavesti. Aamen, aamen, aamen.